Tänases saates jätkavad võistlemist superämma tiitli nimel Siiri, Anneli ja Mare. 3 ämma on esitatud konkursile oma minijate poolt, kes on mõnusalt võtmas kohti sisse žüriipingil. Esimesest saatest hääletasid minijad välja kõigest staažikama ämma Helgi. Teisest saatest pidi lahkuma noorim, kõigest 37-aastane ämm Mairi. Sel korral peavad ämmad näitama, kuidas nad käituvad minijaga, kes vilistab ämma heast südamest tehtud kingituse peale. Kuid enne ülesande juurde asumist teeme kindlaks, mis toimub ämma peas, kui ta näeb esimest korda oma minijat. Mul on alati kõigile hea öelda, et ma tõin oma pojale ise naise majja. Nad on sellega päris rahul, et ma niimoodi ütlen. Alguses poiss ei julgetki mulle öelda, et neil vaikselt midagi susiseb. Hakkas kodundiga autoga linna käima ja ütles, et läheb välja ja tuldi alles hommikul ja siis Äri-Veeri hakkas rääkima ikka taisist. Siis juba hakkas minul natukene koitma, et siin midagi susiseb. Ja siis juba need pilgud olid teistmoodi, kui taisi meil maal külas oli ja siis ikka räägiti mulle ka juba ära, et nad on nüüd paar. Taisi oli minu töökaaslane. Me saime juba siis väga hästi läbi. Kohe tööl. Tema tuli nagu pesamuna meile juurde Tartus. Võtsime kohe ta omaks, ta oli hästi seltsiv, hästi töökas. Ja muidugi me käisime koos väljas õhtuti tantsimas. Ja siis ta tuli juba külla mulle. Võiks öelda, et nii ta juba meile jäigi. Ta oli juba nagu tütre eest mulle. Nii töö juures kui ka kodus. Vähestel emadel õnnestub tänapäeval pojale sobiv kaasa leida. Ka marepoeg Tanel tutvustas oma pruuti Emilit temale siis, kui selleks oli käes õige aeg. Kui ma Emilit esimest korda nägin, siis ta tundus mulle hästi sooja inimesena. Ja muidugi hästi ilus. Minu silmades oli ta ikka kõige ilusam. Hästi kena, noor, tark, erudeeritud. Ega minule ei pea minija meeldima või väimes meeldima. Nad peavad üksteisele meeldima, aga see on minu õnn, et ta mulle meeldib. Meeldiva inimese vastu tasub ikka sümpaatiat näidata. Mõnel ämmal võib minna oma suhtumise näitamine keeruliseks siis, kui pojal trehvab olema pruute jalaga segada. Kuidas siis teha kindlaks, kas majja toodud tütarlaps on ikka see õige? Annelil oli poeg Andruse ja tema pruudi Kristi suhte väljaselgitamiseks oma plaan. Esialgu lasen neil 2 noorel võib-olla omaette kohaneda, siis vaatan, kuidas nende omavahelised suhted laabuvad ja alles siis hakkan ämma mängima. et kõige tähtsam on ikkagi see, et noored omavahel sobiksid. Me räägime absoluutselt kõigest, millest minu minija on valmis rääkima. Kui ta esitab mulle küsimuse, siis ma püüan leida vastuse ja ei ole teemat, mille puhul ma peaks ütlema minijale, kuule, et seda teemat me sinuga ei aruta. Et ma olen oma lastele öelnud, et ükskõik millise teemaga võib alati minu poole pöörduda ja ma arvan, et kõik mu minijad ka teavad seda. Meie superämma otsingud jätkuvad. Tänases saates uurime, mida on superämmad omal nahal tunda saanud suhtlemisel oma ämmaga. Kas vanasti anti rohkem piitsa või jagati präänikuid? Mäletad sa, milline oli sinu ja sinu ämma suhe? Võib-olla natuke jahedad. Oleks võinud olla palju soojemad, mõistvamad. Võib-olla oleks pidanud rohkem juhendama, õpetama mind. Et see, mis mina läbi pidin elama, et mitte kunagi ei oleks seda minu lähedastel. Ma olen alati püüdnud niimoodi olla, et ära tee kunagi teistele seda, mida sa ei taha, et sulle endale tehakse. Ise püüan küll noori aidata ja õpetada palju rohkem. Tean oma kogemustest, kui raske noortel on. Ma mitte kunagi saaks öelda niisugust asja näiteks, nagu siin öeldakse, et hämm on näiteks halb inimene ja mõningad laulud ka on ämmast loodud ja meil kõik toimis ja ma ei kurda mitte ühegi asja üle. Hästi kerge oli tänu temale. Tähendab, see ämma poolt pakutud abi ei olnud nagu materiaalne, vaid see oli, hakkame kõigepealt lastest pista, eks ju.
ta hoidis alati mu lapsi. Ma sain alati kinos käia või teatrisse minna ja mitte kunagi ma ei kuulnud niisugust sõna, et oleks mulle öelnud ei. Aga kui palju üldse võib või peaks ämm sekkuma noore pere tegemistesse? Üldse ei peaks. Las toimetavad. Ja las toimetavad. Aga et kui on näha, et nad ei tule abi paluma näiteks, et neil on mingisugune probleem või raskus, aga on näha, et kas nad ei julge või ei söenda, et kas siis on ämmal õigus sekkuda? Jaa, aga mina näen ju seda. Ma näen ju, kui ma nende kõrval olen. Ma näen, ma tajun seda. Ma tajun seda südamega, ma tajun seda oma kõikide meeltega. Ma näen seda lihtsalt. Ja mulle ei peagi ütlema. Ja jumal tänatud, et ei pea ütlema. Ma näen ise seda, kui nad abi vajavad. Ega ma ei ole vist ka niimoodi oma abi pakkuma tormanud, et näen, et on mingi mure, aga sellest mulle ei räägita ja siis ma torman kohe päästma. Ilmselt ma ei lähe, et ma ikkagi ootan seda, et kui minult küsitakse ja kui minult seda oodatakse. Kõige suurem õppetund, mida ma olen oma ämmalt saanud, on tegelikult oskus olla ämm. Kui ma nüüd tagasi vaatan kõigile nendele aastatele, et eks ma olengi temalt õppinud ämmaks olemise kunsti. See tähendab seda, et kui ta minu arvates tegi ämmaks olles vigu, siis ma ise püüan neid täna vältida. Kõige rohkem, mida ma ise püüan vältida, on alati oma lapse õigustamist. Et ma tahaks nagu rohkem olla õiglane, et näha seda õigluse poolt, mitte niivõrd seda süüdlase poolt ja otsida viga kindlasti nagu oma lapse partneris. Et ma tahaks nagu seda, et ma kunagi ei langeks sellele tasemele, et minu laps on alati õige. Ma ise püüan nagu vältida sellist otsest sekkumist. Kui minult nõu küsitakse, siis ma püüan seda anda. Tegelikult nõuandeid ei olegi võimalik anda. On võimalik ainult suunata mõtlema, et kaaluma erinevaid võimalusi, kaaluma erinevaid variante. Paljudel meist on oma kogemus ämmaga suhtlemisel ja temalt ka abi vastuvõtmisel. Kuid eks kõige olulisem on, et kas see, mida ämm abiks nimetab, on tehtud heast tahtest ja südamest. Aitama peab nii vähe kui võimalik ja nii palju kui palutakse. Mõnikord mini ei julge abi paluda. Ta kardab ämma hukkamõistu, kriitikat ja ei julge välja näidata, et ta võib-olla ei saa hakkama. Aitamine peab olema toetav, suunav, julgustav, et ikkagi abipaluja saaks edaspidi ise hakkama, mitte ei jääks abiandjast sõltuma ja tema ebakindlus veelgi süveneks. Peatselt seisab 3 ämmal ees uus katsumus. Sel korral peavad nad toime tulema pirtsaka miniaga, kes vilistab ämma kingitud väärtusliku riidekapi peale. Teid ootab ees meie 3. ülesanne. Kui hästi te sellega hakkama saate, seda hindab miniatest koosnev žürii. Võistleja, kes saab kõige vähem punkte, langeb meie saatest välja. Punkti jagamisel on põhireegliks, et oma ämmale punkte anda ei tohi. Minu käes on taas kord ümbrikud, kinnised ümbrikud, mida te ei tohi avada enne, kui mina teile loa annan. Ma kutsuksin täna esimesena võistlustulle Anneli. Palun. Just nüüd on käes hetk, kus ma annan sulle loa avada see ümbrik. Oled teada saanud, et mini on käskinud pojal tõsta sinu kingitud ja sulle väga väärtusliku vanaaegse riidekapi ukse taha. Kuidas käitud? Selline minia on väljakutsega väga targale ja tublile ämmale. Siin on ämmal väga raske ülesanne. Piltlikult öeldes viskab minia prügimäele mitte ainult kappi, vaid ka ämma koos tema tunnete ja väärtustega. Ja ülesannet aitab sul läbi viia sinu mängu minia Triin. Ja seal ta meid ootab. Palun, õnn kaasa. Me ostame endale uue riidekapi, tead.
Ma olen sellest kuulnud, et te ostate. ja mees sai preemiat ja me mõtlesime, kuhu seda paigutada, kui mitte osta uus riidekapp. Aga kuhu te olete mõelnud nagu panna seda riidekappi? Uue riidekapi? Jah. Sinna, kus riidekapp käib? Selle vana riidekapi asemel, kui ma aru saan. Tähendab, mul üks palve sulle, et kui enne, kui sa selle vana riidekapi nüüd ära eest viid endal, et äkki sa tood selle minu juurde tagasi? Ei, aga me juba viisime välja selle. Oota, kui kahju, et sa minuga enne ei konsulteerinud. Aga miks ma oleks pidanud konsulteerima? See on mingi vana kapp ju. Mida ma hoian mingit vana risu? Vana risu läheb prügimäele. Oota, küsimus ongi selles, et see on vana, see on perekonnareliikvi ja see on minu vanaisa tehtud kapp. Ma olen tegelikult praegu väga kurb, et sa enne ei öelnud seda mulle. Issand jumal, ühe vana risu pärast. Varsti hakkad igasuguste vanade asjade pärast niiviisi vinguma. Ma ei vingu. Tegelikult ongi see mulle nii armas see kapp. Äkki me selgitame lihtsalt välja, kuhu see kapp jäi? Prügimäele, mine otsi seda prügimäelt, kui tahad. Ma ei tea, äkki... See oli nii suur väärtus minu jaoks. Äkki käite prügimäel ära ja vaat, äkki saate kätte selle? Ja kindlasti prügimäele me ilmselt ei lähe, aga lihtsalt järgmine kord, kui sa otsustad sellise suure asja välja pisata, et siis äkki sa konsulteerid ma nüüd konsulteerin kõikides oma liigutustes sinuga. Ei, mitte kõikides. Mitte kõikides, aga see oli minu jaoks tõeline väärtus. Ja küll, ma jätan selle meelde. Jah, on elus asju, mis ongi väärtuslikud ja mida peaks hoidma ja säilitama. Aga nagu öeldakse, et asjad tulevad ja asjad lähevad. Tähtis on see, mida me neist ise arvame ja kuidas me ka kaotusi hindame ja kuidas me kaotustest üle saame. Et kui tegemist oleks olnud mõne inimese kaotusega minu elus, siis oleks olnud seda mul lihtsam mängida. Aga ühe asja hävitamisest, olgugi, et see oli emotsionaalse väärtusega asi, ei oska ma väga vist tragöödiat tehagi. Kui ma teie kuulama hakkasin, mõtlesin, et kindlasti on see tema jaoks raske, sellepärast, et me ju arutame kogu aeg läbi ja ta teab, et kui tema jaoks on see tähtis, siis tean mina ka seda, et see on tema jaoks tähtis. Aga mulle meeldis tema lahendus kõik. See, et ta näitas minijale, et ta on natukene solvunud, aga samas ei läinud taga väga tülli ka. Ma ei tea, äkki... See oli nii suur väärtus minu jaoks. Äkki käite prügimäel ära ja vaat, äkki saate kätte selle? Ja kindlasti prügimäele me ilmselt ei lähe, aga lihtsalt järgmine kord, kui sa otsustad sellise suure asja välja pisata, et siis äkki sa konsulteerid ma nüüd konsulteerin kõikides oma liigutustes sinuga. Ei, mitte kõikides. Mitte kõikides, aga see oli minu jaoks tõeline väärtus. Ja küll, ma jätan selle meelde. Milline kommentaar on ette valmistatud žürii liikmetel? Sel korral jätab punktid andmata Kristi, sest hinnatakse just tema ämma. Mina annaksin 4 punkti. See sellepärast, et nagu mina aru sain, siis ämm ei teinud selgeks oma minijale, kui tähtis see kapp päriselt on. Ja ämma vastus oli liiga emotsionaalne, et lõpuks ma sain aru, et ämm on väga vihane, ehk minija võib-olla sai aru, et ämm on väga vihane, kuigi ta oli väga kurb. Mina annan 10 punkti ja minu käitumine oleks samamoodi, et ma oleks väga kurb selle kapi üle olnud. Kas eelmistest saadetest välja hääletatud ämmade minijad Kätlin ja Taimi on punktide andmisel lahked või kitsid? Mina annaksin 10 punkti. Ta jäi rahulikuks, samas ta oli ka vihane, aga ta enesevääriks lubanud talle ka minna prügimäele kapile järgi. Et ta ei teinud suurt skandaali, kuna ta teadis, et ta kappi tagasi ei saa, et ei ole mõtet teha. See teeb ainult perekonnale tüli ja ei päästa mitte midagi. Ma arvan, et ta väärib ilusat 8 punkti. Kuuldes enda jaoks drastilist uudist. Kaotas hetkeks natuke enesevalitsuse, lasi kuuldavale kõrgemaid noote, aga ta kogus ennast kiiresti, sest sai aru, et ega sõjajalal kaugele ei jõua. Mänguminija Triin ootab platsile nüüd Maret, kes on seni kogunud minijatelt kokkuvõttes kõige rohkem punkte. Kas kalli ja väärtusliku kapi väljaviskamine sunnib ülitolerantset Maret nüüd lõpuks pisutki minijale hambaid näitama? Või ei tee senine favoriit ühest puidutükist ilma jäämisest suurt probleemi? Tead mida? Me ostame endale uue riidekapi. Mees sai preemiat ja me mõtlesime, et mida meil vaja on riidekappi. Aga milles probleem? Ei olegi, ma lihtsalt tahtsin sulle teatada, et me ostame uue riidekapi. Aga tundub, et sul kohe
põled sellest uudisest. Jaa, sa ei peaksid teadma, kuidas mulle uued asjad meeldivad. Tead, ma olen mõelnud, et ma teen oma korteri vanadest asjadest tühjaks. Nii et sorry, see sinu kingitud riidekapp selleks ukse taha. No mina ei näe üldse selles probleemi, aga mina vaatan praegu, et sul silmad niimoodi säravad ja põlevad, hormoonid möllavad, testosteroon on sul kõrge. Kuule, äkki on meil lapselast uut oodata. Äkki sellepärast sa oledki nii elevil ja põlevil. Seda ma ei oska sulle öelda, aga riidekapist vanast ma sain lahti. Tühja see riidekapp. Kas ta siis läks? Okei. Sina kartsid nii väga, et mina ei kartnud seda, mina lihtsalt sulle tahtsin teatada, et me saame uue riidekapi ja tegelikult on kõige parem asja juures see, et mees sai preemiat. Aga mis sina arvad, on ju uus riidekapp, on väga mõistlik ost ju? Tähendab, kui sina vaatad oma kodust interjööri ja leiad näiteks, et see vana, ütleme niimoodi, antiikne riidekapp ei sobi enam sinu kodusse, milles probleem? Järgmine kord, kui ma külla tulen, siis ma järelikult näen seda riidekappi. Aga sul ei ole vaja uut riidekappi, jah? Ei. Okei, siis me ülejäänud raha paigutame kuhugi mujale. Mingi riidekapp, no kujutage ette. Ja võib-olla Mini ei julge mulle öeldagi, et ta seda ei taha. Ütleb jaa, palun too ja too, aga tegelikult ta vihkab seda kappi. Tegelikult ma tunnen oma ämma ikka päris hästi, et see ei üllatanud mind absoluutselt. Sellepärast, et ta alati toonitab, et kui ta ise ei ütle või ei märka midagi, siis see on pigem tema enda viga kui minu viga ja mis on mõnes mõttes ka õige. Vot see on üks niisugune asi, kuidas ma saan seda kappi Minijale peale suruda. Kõigepealt ma küsiksin, kas ta seda soovib ja 100% ma olen kindel, et ta seda ei soovi. Kui ämm toob mulle midagi ja ta ei tee mulle selgeks ja ta ei toonita seda, et see on talle mingisugune tähtis ese ja ma tahan sellest lahti saada ja võib-olla on sellega kiire, siis ma lihtsalt saangi sellest lahti. Selles mõttes, et kui ta on mulle midagi andnud, see on nüüd minu oma. Et ma ei näe vajadust, ma peaksin talle helistama kohe ja pikalt rääkima, et ma nüüd kavatsen, kas tohib ja nii edasi. Kui see kapp oleks minu jaoks olnud väga suure väärtusega, siis milleks ma peaksin seda kappi toppima Mini ja korterisse, öelge mulle. Mare ei kannaks oma Minija peale pikka vimma, kui ühel päeval märkab, et kingitud kapp on ukse taha tõstetud. Mida arvab žürii? Mina annan 6 punkti, sellepärast, et kuigi ennem teistes saadetes oli Mare peaaegu mulle lemmik, siis minul on nagu selle perereliikio kohta teised arvamused ja kahjuks vastu minu olule. Minu punktid on järgmised. Mare oli meil täiesti kaasaegne ämm. Ämm, kes ei lasknud ennast välja viia ühest kapist, vaid hoopis mõtles oma noortele. Ja tundis hoopis rõõmu sellest, et õnnelik on Minijas, õnnelik on poeg. Ja ma mõtlesin niipidi, et kui juba see kapp oli sealt Mare kodust ära viidud, siis järelikult ei olnud see kapp Marele ka nii tähtis. Sest ta ei oleks ju ära andnud seda, mis on talle nii südame külge kasvanud. Mina annan kahjuks 4 punkti. Ja põhjus on väga lihtne, kuna minu jaoks on perereliike väga suure tähtsusega. Mina annan ka kahjuks 4 punkti. Et mulle meeldis see, et see väga lõbus ja väga energiliselt võtsid seda situatsiooni, aga jah, et kuna ma tähtsustan see perereliikujad, siis minu jaoks jäid see liiga ükskõikseks selle suhtes. Tundub, et üks vana kapp võib suisa riiumajja tuua. Kuidas elab üle vana ja väärtusliku kapi väljaviskamise meie 3. võistleja Siiri? Head, me ostame meile uue riidekappi. Ja mees sai preemiat ja me mõtlesime, riidekappi me selle paigutamegi, ostame uue riidekappi. Aga minu kalli vana kapi, kus te selle panete? Siin, sa mõtled selle, mis sa meile kinkisid siis, kui me koos hakkasime? Ma lasin selle mehel välja tõsta. Mis moodi välja? See oli nii hinnaline. Minu suguvõsa perekonna reliikvia ju. No issand, jumal jõuan, mis siis mina kõike vanu asju pidada. Tead, mulle ei meeldi üldse vanad asjad. Aga sa võid natuke minuga ka natukene rääkida, arutada. Jaa, võtan sinu vana kapi järgmisena, tood oma vana voodi ka mulle või? Voodist me ei ole rääkinud. No aga mine sa tea. Kus sa seal kapi panid nüüd? Käsksin prügimäele viia selle. Kas see on ära viidud juba? Minu arust küll. Ma ei ole teda vähemalt toas, meil teda küll ei ole. Sa tead, kui hinnaline see kapp on. Minule ei ole keegi seda öelnud. No aga miks siis poiss ei ütlenud sulle?
tema ei öelnud ja isegi ta ei punninud vastu, kui ma ütlesin, et viime välja. Tema viis välja selle. Mina tahan oma kappi saada. Rääkige poisiga läbi, mis te teete ja mina tahan oma hinnalist regliitlat tagasi saada. No hea küll. Selline situatsioon on, kui on seda esivanemad juba pärandanud, väga kalliks seda pidanud, siis tahaks ka loota, et minu poeg juba selle vastu võttis, siis et ka tema hoiaks seda ja edasi pärandaks. Mulle meeldis tema situatsioon, et ta väga hindas seda ja mina isiklikult oleks ka niimoodi käitunud. Kui oleks näiteks minul kunagi mini ja niimoodi pidanud tegema, siis ma oleks nutma hakanud. Et mina pean kinni nendest väga. Taisile võib olla oma ämma Siiri lahendus küll meelt mööda, kuid punktidest oma arvamust välja öelda ei saa. Oma arvamust tohivad jagada seevastu kõigi teiste ämmade minijad. Mina annan 10 punkti ja see on, kuna ta oli täitsa mures, et temale oli perereliik ikka väga-väga tähtis, et oli nõus isegi prügimäele järgi sellele minema. Ja kuna ma ise ka tähtsustan perereliikiat väga, siis mulle meeldis tema lähenemine. Mina annan 6 punkti. Mulle meeldis, et ämm oli väga siiras, näitas oma pahameelt, aga mulle meeldis ka, et lõpuks ta pakkus lahendust, pani piirid paika, et tulevikus sellist asja enam ei juhtu. Mina annaksin 8 punkti. Ta näitas samas teist külge, et ta oli vihane, et eks igaüks oleks vihane. Ja kui ta oleks seda uudist saanud seedida, natuke pikemalt mõelda selle peale, võib-olla ta oleks suutnud rahulikumalt, aga kuna ta pidi hetkel kohe vastama, oleks kõik vihased. 6 punkti. Tema jaoks oli see uudis loomulikult hästi halb. Tema poeg ja miniasi ei olnud osanud lugu pidada tema kingitusest. Ja loomulikult läheb inimene selle peale natukene endast välja või muutub kurvaks. Aga ma arvan, et ei ole siiski õigustatud see, et Siiri jäi nõudmise juurde, et minias või siis tema poeg peab minema prügimäele sellele kapile järgi. See oli küll tema mõte ja tema otsus, aga ma arvan, et tegelikult see lugu lahendust ei saa. Kes ämmadest võiks žüriil olla punktide eest kõige tänulikum? See selgub peagi. Enne numbrite kokkulugemist anname aga sõna psühholoogile. Kui hästi tuli sel korral toime Anneli? Anneli otsustab oma pettumuse ja kurbuse maha suruda. Ta ei näita oma valu välja. Mis teha? Sellises olukorras võib-olla on see õige, et kappi enam tagasi ei too. Kuid kui me räägi Annelist, vaid üleüldistest olukordades, kus selline käitumine on pigem reegel kui erand, siis siin on oht, et meie lähedased võivad meid koos oma väärtuste ja tunnetega ikkagi prügimäele viia. Aga küsimus ongi selles, et see on vana, see on perekonnareliikvia, see on minu vanaisa tehtud kapp. Ma olen tegelikult praegu väga kurb, et sa enne ei öelnud seda mulle. Issand jumal, ühe vana risu pärast. Millisena paistis aga Mare lahendus, mis minijate leeris sai parasjagu kriitikat? Mare üritab situatsiooni kontrolli all hoida. Ta ei lase endaga manipuleerida. Ta näitab reaktsiooni, mida minija ei ole oodanud ja pöörab veel kõik naljaks ka. No mina ei näe üldse selles probleemi, aga mina vaatan praegu, et sul silmad niimoodi säravad ja põlevad, hormoonid möllavad, testosteroon on sul kõrge. Kuule, äkki on meil lapselast uut oodata? Äkki sellepärast sa oledki nii elevil ja seda ma ei põlevil? oska sulle öelda, aga riidekapist vanast ma sain lahti. Eksperdile avaldas Mare muljet. Mida kuuleme Siiri lahenduskäigu kohta? Siiri oli väga tubli. Ta seisab oma vajaduste eest, samas ta ei süüdista ja ei ründa, vaid räägib otse, mida ta tahab, mis talle oluline on. Aga miks siis poiss ei ütlenud sulle? Tema ei öelnud ja isegi ta ei punninud vastu, kui ma ütlesin, et viime välja. Tema viis välja selle. Mina tahan oma kappi saada. Rääkige poisiga läbi, mis te teete ja mina tahan oma hinnalist regliitlat tagasi saada. Aeg on sealmaal, et kuulutada välja tulemused. Kõige rohkem punkte, 32 punkti, sai Anneli. Kolmekümne punktiga järgnes talle Siiri. Žüriilt sai täna kõige vähem punkte
Mare. No see oli küll valus kukkumine. Senine favoriit sai žüriilt kõige vähem punkte. Kas vanast kapist mitte hoolimine osutuski saatuslikuks? Mare, ära heida meelt. Ei heidagi. Sa olid väga tubli. Me kõik, ma arvan, me teame, me oleme nõus sellega, et sina oled tubli ämm. Sa oled tegelikult super. Ma loodan, et sinu päevad tulevad päikselised, kaunid, meeldivad. Minu poolt on sulle väikene lilleõis. Aitäh. Ja siin on sulle terviseparadiisi kinkekaart. Keha hoolitsuse. Hoolitse enda eest. Ole tubli. Aitäh. Kalliga. Mina leian, et iga inimene peab jääma iseendaks ja kui tõesti minu jaoks ikkagi see kapp ei oma nii suurt emotsionaalset tähtsust, siis ma ütlen ka selle välja. Aga riidekapist vanast ma sain lahti. Kuule... Tühja see riidekapp. No jaa, okei. Sina kartsid nii väga, et mina ei kartnud seda. Ma sain tagasisidet ja mul on lihtsalt hea meel, et ma lihtsalt meeldisin mitte ainult oma minijale, vaid ma meeldisin ka teistele minijatele. Ja minu jaoks on see ikkagi positiivne, sellepärast, et need ülesanded, mis siin saates olid muidugi, aga me vestlesime omavahel näiteks väga paljudel teemadel ja vestlus oli päris huvitav. Kui inimene juba 2 voorus võidab, et siis on nagu eriti siuke paha meel tegelikult, et mille pärast siis need võidud siis olid üldse, kui ta nüüd pidi ühe asja pärast ära minema, et jah, et selline radikaalsus selles mängus võib-olla teebki nukraks. Kui sina vaatad oma kodust interjööri ja leiad näiteks, et see vana antiikne riidekapp ei sobi enam sinu kodusse, milles probleem? Kõige rohkem ma olingi rahul sellega, et Mare jäi iseendaks. Ta ei mõelnud selle peale, et vastus võib talle kaotuse tuua. See mulle meeldis väga. Selle üle ma olin väga uhke. Tänases saates siis pidid meil ämmad sallivust proovile panema. 2 ämma, kes oma minijatelt kõige rohkem punkte on saanud, jätkavad võistlemist superämma tiitlile. Järgmises saates peavad nad seisma oma poja eest. Superämm tuleb taas.